Kas sinu lähedasel on probleeme mäluga ja igapäevaste toimetustega hakkama saamisel? Kui jah, siis järgnev video on mõeldud just sinule. Tere! Tere! Mina olen vaimse tervise õde, et mis murega te minu juurde tulite? Mul on 75-aastane ema ja viimasel ajal ma olen nüüd märganud muutuseid tema käitumises. Ja kuna ma olen ise ka nüüd Alzheimeri tõve kohta niimoodi materjale lugenud iseseisvalt, siis ma tahtsingi täpsemalt teada, et kas minu muretsemisel on põhjust. Väga hea, aga äkki täpsustate, et missuguseid muutusi te olete tähele pannud? No ta unustab väga palju, et siin eelmisel nädalal näiteks me pidime minema koos arsti juurde, eelnevalt oli meil ju kokku lepitud kõik, aga kui ma tema juurde jõudsin, siis ta kuulis nagu esimest korda sellest asjast. Ja ta unustab ravimeid võtta. Tal on ju oma ravimitopsid ja ma tean, et ta peab neid võtma ja kui ma tema juurde jõuan, siis ravimid on võtmata, aga ta ise ütleb, et ta võttis need. Eelmisest nädalast näiteks veel üks selline näide on tema kohta tuua, et kui ma tema juurde läksin, tegin külmkapi ukse lahti ja avastasin, et seal olid korteri võtmed sees. Ja küsisin tema käest ja tema ütles, et need on hoopis varastatud tema käest. No see on küll natukene muret tekitav, aga samas peab ütlema, et ka tavalise vananemisega tulevad teatud ilmingud, ehk siis mälu halveneb, reaktsioon ja unustamine ka on siis tihem, eks ole, kui nooremast peast. Aga kui me räägime Alzheimerist, siis seal on juba natuke sügavamad niisugused sümptomid. Ehk siis unustamine on juba igapäevane, mälu, eriti lühimälu on väga halb, ütleme nii. Ja igasugused muud, et ekslemised, orientatsioon seal, näiteks ei tea, kus kohas on, ei tea enam, kuhu on minemas ja niisugused sügavamad sümptomid. Aga mul ongi nüüd küsimus, et mida me siis nüüd teeme või kelle poole me pöördume siis nüüd esimese asjana? Kui te olete ikka mures ja mida te siin rääkisite, siis ma soovitan ikkagi pöörduda niipea kui võimalik perearsti juurde. Ja perearsti hindab ja suunab vajadusel edasi. Aga no kelle juurde näiteks siis edasi võib perearst meid suunata? No seda on raske öelda, aga vajadusel kaasatakse siis või kõigepealt kindlasti on neuroloog, kes siis hindab, teeb testid, ajuuuringud, temaga siis diagnoosib tavaliselt ja alustab ravi. Siis hiljem võib olla psühhiaater, tegevusterapeut, võib olla ka geriaater, et see sõltub olukorrast. No jah, aga ma siin ikka mõtlen, et mul on see mure, et ma ei tea, kuidas ta nüüd hakkama saab ja siis ta on ju ise nii kohmakas, et kui ta seal kõnnib näiteks, siis ta komistab mingi asja otsa või varem nagu seda üldse ei olnud, et sellepärast mul on ka mure. Nii, et kui liikumisega on probleeme, siis kindlasti peaks sellele nii-öelda lahenduse leidma. Ja üks lahendus on abivahendid ja üleüldse teile teadmiseks ja edaspidiseks, et teil on võimalus taodelda abi ja toetust ema siis elukoha järgselt omavalitsuselt, kus on siis sotsiaaltöötaja ja tema poole pöörduda, et tema teab neid teenuseid, mida teil on võimalik, et näiteks koduabi, kus saaks abi siis koristamise ja söögi tegemisega, tugisid, kes oleks emotsionaalseks toeks ja kõik muud teenused, mis sõltub ka omavalitsusest, et mida teil saab pakkuda, kindlasti teadke, et teil on võimalused saada tuge, taodelda erinevaid asju ja kui te rääkisite, siis abivahend tundub, et liikumisel oleks juba praegu tegelikult asjakohane. Kas tõesti nii hulluks võib asi minna või? Alzheimeri tõbi kahjuks on progresseeruv haigus, ehk ta läheb ajapikku ikkagi halvemaks. Aga keegi ei oska ju seda ennustada, peaasi, et te olete valmis, teate, mis toetust teil on võimalik saada ja et teil on informatsioon olemas. Sellepärast ongi väga hea, et te minu juurde tulite. Aga kuidas ma ise saaksin oma ema aidata? Ennem kui me selle juurde läheme,
ma pean küsima, et kas ema elab üksinda või kellegiga koos? Noh, praegu ta ikka elab üksinda, aga me käime ju õega teda niimoodi vaatamas, et kindlasti keegi käib igal nädalal tema juures. See on hea. Pean ütlema, et teie rahustuseks, et see ei sõltu teist. Et niisugune ärrituvus, ilma asjata näiteks täiesti niisugused nutuhood, agressiivsuse hood, niisugust, ütleme, vihapursked ja ilma niisuguse põhjuseta kuuluvad kahjuks Alzheimeri tõve juurde, kõik need meeleolumuutused. Ja sõltub siis, et kuidas inimene on kas joonud, söönud, võib ka täiesti olla, et ka siis füüsilise tervisega on midagi korrast ära, kui käitumine läheb väga niisuguseks ärevaks, agressiivseks ja rahutuks. Et alati ka ei saa sellele nii-öelda kindel olla, et see on Alzheimerile loomulik, et lasta olla, vaid seal võivad olla ka ravimid jäänud võtmata või siis mingisugused valud, mida ei oska enam inimene siis paigandada ja siis seletada. Et kust? No vot jah, need valud, eks ole ju, ma saan aru, et kui ma sinna lähen ja ma näen, et tal on need ravimid võtmata ja siis ma tõesti ärritun sellest ja siis ma ütlen talle, eks ole ju, siis ema ärritub omakorda, ja niimoodi see lähebki siis edasi, See ongi täiesti normaalne, et ka teil tulevad siis niisugused emotsioonid ja kui teil mõlemal tulevad, siis suhtlemine ongi väga häiritud ja mõlemal on väga paha tunne. On oluline, et te teaksite, et Alzheimeri tõvega inimesega peab rääkima väga rahulikult, kasutama niisugust lühikest ja head kõnet, mis on selgelt väljendatud. Samuti ma kohe hoiatan, et ärge vaielge, tõstke häält ega kiirustage tagant ja kui hakkate väga kiiresti rääkima, siis see tekitab lihtsalt emas segadust. No jah, ega see nüüd tuli mulle küll uudisena, et minu olek ja selline hääletoon võivad emale niimoodi mõjuda. Seda mina küll tõesti ei teadnud. Jaa, see ongi, et ega seda ei pruugigi teada, kui temaga te lähete. Siis ma soovitan teil teha niisugust tegevusi temaga, et võib-olla kõik ei olegi niisugune nii-öelda jutu tasandil, vaid tehke midagi koos, kuulake muusikat, vaadake vanu fotosid, sellepärast, et pikk mälu on parem, et võib väga mäletada, et meenutage vanu aegu ja tehke midagi koos ja kui ema hakkab ärrituma või te tunnete, et endal ka emotsioonid hakkavad keema, siis ma soovitan minge kas või jalutama, et värske õhk ja niisugune kerge liigutamine alati hea. No jah, seda on kõike väga hea teada, et ma siin mõtlesin seda ka nüüd, et huvitav, et kas, kuna tal praegu veel see olukord ikkagi nii hull ei ole, et kas seda on võimalik kuidagi ka nii-öelda säilitada seda olukorda, et see hullemaks ei läheks? Kindlasti väga suur osa on kõik sellel, et kuidas ema toitub, kuidas tema igapäeva vajadused on rahuldatud, kuidas ta magab, kuidas ta ravimeid võtab ja kõik sellised asjad on väga olulised. Ja alati on võimalik neid praeguseid jõuvarusid säilitada. Aga kas olemasolevat mälu saaks ka kuidagi säilitada? See on hea küsimus ja tõesti saab. On erinevaid mälutreeninguid, mida saab siis teha nii kodustes tingimuses kui spetsialistide juures. Ja mul peaks olema teile praegu, et täitsa koju anda teile niisugune materjal. Siin on nii lugemist kui ka seda, et kus kohast saab rohkem informatsiooni, et mälu treenida. Aitäh! Kindlasti ma loen kodus neid, aga ikkagi mul on ravimite kohta ka veel küsimus, et kuidas ma saan talle neid ravimeid anda nii, nagu peaks? Olemas täiesti niisugune abimees, olete te ennem näinud niisugust asja, see on ravimikarp ja siia saab siis ravimid jagada 7 päevaks või ka siis vähemaks, nii et teie ja võib-olla tugiisik, hooldaja näeb siis, kas ravimid on võetud
et sellega saab siis just, et on selge ülevaade, millal on ravimid võetud ja mida on võetud ja kui palju. Ja kui ma seda kõike kuulan siin niimoodi, siis ma ütlen ausalt, et see on nii raske hetk, kus need muudatused on toimunud ja ma tõesti näen neid reaalselt ka ja elan neid läbi, et ma ütlen ausalt, et see on nii raske hetk. Alzheimeri tõvega kahjuks on niisugune asi, et tuleb ette mingil ajal ekslemist. Ja võib ka olla nii näiteks teie ema puhul, et ta läheb poodi ja ta ei mäleta tagasi tulla ja nii edasi. Et kuidas te siis saate paigaldada, kus kohas teie ema liigub ja kuidas tema saab paremini teiega kontakti. See on väga tähtis. Või siis tugiisik, või siis hooldaja. Et ma soovitan uurida neid kas või mobiilteenuse pakkuja juures, missugused võimalused teil on? Jah, ma usun seda kõike ja ma tõesti loodan, et me saame selles situatsioonis hakkama. Loomulikult ja ma tahan veel öelda, et ei ole midagi niisugust pöördumatut, et ei saa hakkama või üldse ei ole lootust, niisugust asja ei ole ja te veel ei tea, et kas on üldse põhjust nii suureks muretsemiseks. Aga väga hea, et te tulite siia, sest teil on nüüd nii palju informatsiooni, et kui juhtuks nii, et ongi tegelikult tegemist Alzheimeri tõvega, siis teil on teadmised ja te teate, missuguse võrgustiku te saate luua, mida teil on võimalus taotleda ja te kindlasti peate seda tegema. Samas ma panen teile südamele, hoidke ennast, oma peret, räägige ka siis perearstiga, rääkige õega, rääkige perega, ärge jääge üksinda oma murega, et see on väga tähtis ja hoidke oma vaimset tervist, sellepärast, et teie peate olema väga tugev, kui ema on niisuguses situatsioonis, et seal on palju asju vaja lahendada, aga te saate sellega hakkama, kui teil on tugivõrgustik. Ja ikkagi proovige siis säilitada positiivne hoiak, sellepärast, et kõik laheneb. Aga suur aitäh teile. Mul oli nii palju kasu sellest, et ma täna siia tulin ja ma tulen veel siia tagasi. Väga hea, olete oodatud, aga kõike head ja jõudu. Aitäh teile.